Mitmenda korda siis teie siin Folgil tänavu olete? Minul on see siis 32. kord, ehk siis 33-st 32 korda. Esimesel Folgil ma ei käinud. Aga mind seob Folgiga mitte ainult nüüd see Folk Festival, aga koos Ando Kivibergiga, kes on vedanud kogu seda pärimuskultuuri asja noortele kogu Eestis kõik need aastad. Et me oleme siis siin pusinud kõik need aastakümned ja nagu näha ümberringi täiesti uus põlvkond on peale kasvanud. Ma arvan, Eesti rahvas on üks väheseid maailmas, kellel on nii laiapindne noorte pärimuse selline kandmise võime. Et see on iga aasta on see üks asi kindlasti, kus ma alati tulen. Aga lisaks sellele, mis teeb siis Viljandi Folgi nii eriliseks? Seesama, vaadake seda Etno 30. See on harukordne projekt jälle, mis käivitati 30 aastat tagasi Eestis. Ja üle Euroopa, üle maailma erinevad noored tulevad oma viisijuppidega kokku ja siis nad üle Euroopa mängivad ja lõpuks nad tulevad siia Viljandi Folgile. Või see meeleolu, siin ei ole ühtegi kurja inimest. Ma pole mitte ühtegi kurja inimest näinud 32 aasta jooksul siin. Ja see on see Eesti lugu tegelikult, oleme ausad. Aga keda te ise tänavu aasta kohe eriti võib-olla kuulda soovite? Ma ei ole niivõrd täpselt vaadanud. Mul on väiksed lapsed ka, just ühed mängivad seal jalkat. Aga väga huvitav oli tegelikult eile õhtul oli see hiinlaste folklooribänd, kes teevad sellist kaasaegset Hiina traditsioonist muusikat, mis ajab juhtme kokku, oleme ausad pika peale. Aga kõik need klassikalised Eesti tegijad ja need noored, kes peale tulevad. Ja mul on endal siin palju neid noori inimesi, keda ma lapsepõlvest mäletan. Nad on nüüd läbi Vaba Lava nüüd juba läinud nagu lavadele. Nii et ühesõnaga, mul ei ole ühte lemmikut. Nii et kui hakkasite teie lapsena käima, ikkagi annate oma lastele ka selle traditsiooni edasi ja loodate, et saavad siin käia veel aastakümneid? Jaa, minu vanemad lapsed on juba siin käinud aastaid ja nüüd noorem põlvkond on kohal. Nii et kas nad hakkavad siin käima, eks nad ise otsustavad, aga mulle tundub, et mitte ainult see Folk Festival ei ole tähtis, vaid see, et ka igapäevaselt me hindame kaasaegset muusikat, mis põhineb tegelikult Eesti traditsioonilisel muusikal. Et see on hästi lahe. See ei ole ainult Viljandi Folk Festival, see on tegelikult see, mis Eestis toimub noorte inimeste arvates. See pärimus on ikkagi võimas 21. sajandil. Aga mis lugu teil praegu endal näiteks topis on? Ausalt öeldes, sa mõtled mingit Eesti pärimusega seal. Ma pean ausalt öeldes tunnistama, et Sadu tulek on mulle väga pakkunud mingit. Ma mõtlesin, et äkki hakkab mingi vana asi uuesti lihtsalt soendatakse üles, aga tegelikult oleme ausad, et Sadu on praegu see bänd, mida ma tegelikult kuulan täitsa vabatahtlikult. Aga kas nende kontserdile ka see suvi satute? Nad on minu mälu järgi täna tegelikult Võsu rannafestivalil. Ma ise elan suviti Käsmus. Aga ma tean, et nad tulevad ka Käsmu siis selles Käsmus toimuvale Folgile. Ja sinna ma kavatsen kindlasti minna. Aga siin lõpetuseks, mis on siis teie meelest Eesti parim suvituslinn? Ei, minu jaoks ei olegi linn, minu jaoks on meri, et mina purjetan väga palju, nii et mina arvan, et Eesti on täis ilusaid kohti, aga minu jaoks on ikkagi meri, kas mere äär, saared või siis mere peal. Ma ikkagi väedan väga palju aega oma purjekaga mere peal.